Tere kuulama muusikanõunike podcasti. Siin Delfi meediamaja akendega toas on kriitikud Merit Maarits ja Siim Nestor. Loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime mõne hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Ühtlasi täname ka Muusikalinn Tallinnat ja Converse Eestit toetuse eest. Siim, reissu mies. Tere. Oled kodumaal tagasi, on hea tunne koju jõuda. Ja siia saatesse veel eriti. On ikka jah, kodu on ka väga mõnus. Aga üldiselt läheks esimesel võimalusel kodunt jälle ära? Jaapanisse tagasi. Mitte kodunt ära, aga Jaapanisse tagasi. Mis seal Jaapanis siis paari sõnaga nii lahedat on, et sinna seal parem kui siin on? Või tagasi kutsub? Kliima või? Ei. Mind huvitab praegu küll ainult kliima. Kliima oli seal pühapäeval oli 20 kraadi. Noh, normaalne. Käisin lühkaritega õues hommikul. Sa ütled, et lühkarid on? Sa ei tea või? Võiku ütled ka või? Eurts. Euri. Ei, no lüükiste pükste ja lüükiste varrukatega särgiga käisin hommikul õues. Nii räägib normaalne eestlane. Olgu. Ja ei, seal oli enam-vähem soe. Sükki september oli seal. Kuldne, ilus september. Puud, kõik värvilised. Ma olen mõelnud selle peale, mis mind sinna tagasi tõmbab ja ma ei tea, kas seda on võimalik kuidagi seletada sedasi, et see kõlaks äärmiselt banaalselt. Aga üks asi, mida ma ütleks, et mõist on seal lihtsalt kohutavalt huvitav. Lihtsalt on huvitav. Kas seda muret ei ole, et on liiga huvitav? On. Seal alguses tekib see probleem ka, seal on kõik tõeliselt intensiivne. Selline tunne on alguses, et kõik esemed räägivad sinuga või suhtlevad sinuga mingil viisil ja kui sa oled ise lahti ja lähevad ise kinni ja kui sa oled nendes suurte tihedates linnaosades, siis seal see info kogus, mis sind igalt poolt ründab, on metsik. Need suured digitaalsed reklaamid kõik liiguvad ja laulavad, siis sõidavad ringi suured furgoonid, mille peal on need digitaalsed ekraanid ja millest ka keegi laulab või hüüab midagi. Rääkimata kauplustest ja nendest mänguautomaatide suurtest hoonetest. Väga mirju ja intensiivne on tõepoolest, aga sulle meeldivad põhiliselt inimesed? Aga ei, tähendab, ma ütleks niimoodi, et mulle meeldib elada põhimõtteliselt metsas, Hiiumaal on ju, mere ääres vaikuses. See on just kui ma olen siis oma ürgsete juurte juures, ütleme nii. Ikkagi inimene on ju metsast pärit. Ja Tokyo või Jaapan, ma käisin ka Kyotos ja Naras. Ma seletan endale seda nii, et seal ma näen tulevikku põhimõtteliselt. See on nagu tuleviku sees olemine ja mul see tunne on seal küll, käisin teist korda, on seal alati. Ma ei ole käinud Soulis, Singapuris ega Taiwanil ega Hongkongis, kus on tõenäoliselt samasugune asi, aga jah, seal on tuleviku sees olemine ja muidugi oled sa seal põhimõtteliselt selline tunne, et selle popkultuuri pajas, see kogu aeg pulbitseb, need videoekraanid või reklaamid, need on kõik need popstaarid. See võrdlus on sul tõesti väga hea. Sa mäletan kunagi, kui esimene Jaapani DJ siin Eestis käis ja ainult ta ikkagi rääkis ka inglise keelt, aga hästi vähe ja siis mõjus mulle täpselt samamoodi, et keegi hea küll mitte teiselt planeedilt, aga tulevikus kindlasti, et tal oli hästi palju igasugused vidinaid, mis tänapäeval meil on nagu tavaline, aga tal olid siis juba erinevad asjad kaasas, mida mingisugune põhimõtteliselt ekraaniga telefon põhimõtteliselt, kuigi siis veel neid ei olnud, aga ma mäletan samamoodi ja riided olid ka teistsugused, teisest materjalist.
jah, seal on ka riideid. Nahkurid on siledam kui meil. See, kõige tuntum Jaapani rõivafirma, mis praegu maailmas Uniqlo, temal on spets kangad ikkagi, ühed on need, mis Jaapani H&M ja teised on need, mis väga soojendavad sind, kusjuures selles ühes Uniqlo's, me otsisime kõige suuremat Uniqlo'd, mis on 11-kordne ei leidnud, pidime piirduma 7-korruselisega ja seal juhtus selline asi, et Tokyo linn on ju, mis seal elab, koos eeslinnadega 40 miljonit inimest ja me olime seal Shibuyas, üks suurematest, tihedamatest linnaosadest, keset Uniqlo'd, keda ma näen? Eestlasi, Siim Kera ja Silvia Urgas, kes on tuntud, ma arvan, kõikidele Eesti muusikasõpradele ka. Saad sa aru? See ei olnud plaadipood, see oli riidepood. See tähendab ainult ühte, nagu oli see ütlus, et igas sadamas on üks eestlane. Nii. See enam-vähem sarnane. Igas Uniqlo's on üks eestlane. Aga Jaapan on praegu väga-väga populaarne, sest odavalt saab ja kõik käivad. See on mega odav. Kõik käivad. Popmuusikaga siis puutusid kokku ei puutunud ja või oli sul aega selle üle mõelda seal? Õudselt hea oli see paus praegu midagi. Kandev, jah. Mul ei olnud plaanis otsida klubisi ja kontserti seal. Kui ma möödunud korral käisin aastal 2007, siis ma tiirutasin neid ringi, me raiskisime päris palju aega, et nendesse jõuda ja ükski koht ei jätnud erilist muljet. Seekord ei olnud plaani, kuigi me seal koha peal hakkasin mõtlema, et kui oleks võimalik, siis mõnele trappipeole või kohalikule hüperpopi peole läheks hea meelega. Aga ei jõudnud selleni, et need välja otsida, pluss alati jääb kahtlus, et kas ma ikka leian siit superlinnast selle kõige õigema peo üles on ju. See jõuad lõpuks kohale, ega see nende linnaosade vahel liikumine on päris aeganõudav ja väsitav. Jõuad kohale ja siis äkki ikkagi ei ole see päris ja... Rongiga sõitsid? Jah, arva ka taksaga, peamiselt rongiga ja ütleme, ja oligi sedasi, et iga õhtu kella 9, kella 10 oli niisugune ramp väsimus peal, et ei tea küll, et kuidas veel midagi tarbida oleks suutnud, aga muusikaga kokku puutusin nii palju, et mõnedes suurtes plaadipoodides ma käisin, üks neist oli 7-kordne Tower Records, mis erinevalt Euroopa plaadipoodidest, näiteks Pariisis ma käisin Fnakis, mis oli ainult üks korrus ja Fnakis oli ka 3/4 sellest pinnast antud tehnikavidinatele ja mobiilidele ja mängudele ja mingitele sellistele asjadele, siis see Tower Records oli tõesti 7 korrust, kõik olid muusika. K-popi korrus, J-popi korrus, lihtsalt Jaapani muusika korrus, vinüülide kassettide korrus, vinüülide kassetid olid ikka ühte patta pandud, jah? Olid vist jah kassetid ja vinüülid ühel korrusel. Ja seal poes oli selline asi, et ma ei ole varem tähele pannud, et mõnes plaadipoes mängib muusika nii neetult hea soundiga, et sul, mul see oli nii mõnus, soe, pehme see sound, sealt tulid lood mõned, mida ma tegelikult vihkan, aga mulle nii meeldis see. Mul tekkis oi, kuidas ma ostan seda, muusika on ikka nii mõnus. Aga hea soundist rääkides, kas sattusid ka mõnda kuulsas Tokyo audiobaari? No mida F-il seal tegid siis? Kuidas sa siis nüüd sellisse kohta sattunud? Aga okei, ja saan aru, sul oli palju rahvast ja sul olid muud prioriteedid. Jah, mul suur prioriteet oli söömine. No, tubli. Sest et seal on tõesti praegu tohutult palju süüa, väga palju süüa seal praegu. Ja need on ka väga-väga maitsvad toidud seal. Ja kas proovisid ka Jaapani ipad, kui me nüüd juba siin
lemmiktoidu juurde jõudsime. Proovisin küll. No, kuidas Jaapani IPA on? Need purgid, mis ma leidsin, olid need, mida ma olen kunagi siin Eestis saanud. Et mingi... Tegelikult sattusime kogemata ühte euroopalikku õllepaari küll ja seal oli mingid Jaapani brewerid Vaadis, mida ma ei teadnud, aga ma ei kirjutanud oma elamust sealt üle, mõistus oli kuskil mujal. Aga soovitan minna, neid lennukipileteid aeg-ajalt ikka on odavalt, sest praegu saab seal niimoodi naudiskleda lustides, kui ma eelmine kord käisin, siis Tokyo oli üks maailma kõige kallimatest linnadest ja praegu eriti Eestiga võrreldes on super odav. Kas popmuusika maailmas uudiseid ka on? Popmuusika maailmas tuleb kõigile melomaanidele öelda head, ilusat aasta kokkuvõtete pühi. See praegu käib, see on vist kõige olulisem teema. Eelmisel nädalal tuli jälle see Spotify Wrapped välja, mis on ka alati selline asi, mis tekitab võnkeid. Spotify oli sel korral teinud sellise kavala lükke, et inimesed said justkui teada oma vanuse selle läbi, mis muusikat nad on aasta jooksul kuulanud. See oli nende uus trikk, millega selle jagamine, nende kokkuvõtete jagamine läks uuesti vairaliks. Teatavasti on ju väga palju inimesi, kes vihkavad, kes kiruvad, kui keegi jagab oma neid aastal kõige rohkem kuulatud. Ma julgeks öelda, et need on enamus. Need on enamus, aga ma ei saa aru, mis neil viga on. Ma näen sinu silmist, et sa oled ka selline. Ma nägin sellega seoses ühte nalja, mis oli tõesti õudselt teas. Ainuk inimene, keda see... Helistas või? Vist oli, ma ei mäleta täpselt, aga seal sisu, mul jäi sisu meelde, aga selle sisu oligi see oli naljakas. Et ainuke, keda see sinu kuradi aasta kokkuvõtte huvitab, on sina ise ja mitte kedagi teist, et mida te kotite teisi. Mind huvitab. Mind täiesti, ma vaatan täiesti huviga, mida see üks inimene on siis aasta jooksul kõige rohkem kuulanud. Mist on see väga huvitav asi. Olgu mõned inimesed võib-olla on nii ettearvatavad, et nende aasta lemmikud mind ei huvita, aga näiteks eriti mind huvitaks mida kuulavad muusikud, produtsendid, lauljad, mind tõsiselt huvitab, aga kõik on nii ära hirmutatud, see on niimoodi nagu sõimatakse seda, et keegi enam eriti ei julge. Lahe. Piilik. Aga ma olen nõus, on küll huvitav, olen nõus. Saatke mulle kõik, kui te ei julge avalikult, saatke oma need aastalistid mulle. Nii. Muusikutel on tavaliselt ise enda muusika seal tabelis ja siis nad ei julge selle pärast. Jah. Aga ja siis muidugi, ma ei taha olla Spotify eest kõneleja, ma kirun Spotify ka, ta ei ole mingisugune perfektne asi meie muusikamaailmas, aga nüüd see uus sõimamine, et nüüd on jälle veel hakatud seda Daniel Ek sõimama seoses selle Wrappedi puhul selle eest, et nii meie kuulame, toome talle raha sisse ja näe, tema investeerib selle raha tapariistadesse, sõjatööstusesse. Ausalt öeldes neile inimestele, keda ma olen näinud seda naljaklippi jagamas, ma ütlen teile, fuck off. Helsingis see sõjatööstusfirma on põhimõtteliselt ka kaitsetööstusfirma ja neid droone asju kasutab peamiselt Ukraina, mida see Helsing toodab. Ja miks mitte, läheb ka Eestil võib-olla varsti nüüd vaja, et see on tegelikult excuse me, kaitsetööstus, me ei saa tänases maailmas olla mingisugused sellised, et sa ei pea seda naljahäält siia lõppu tegema, sa selle tegelikult tõsise jutu niimoodi naeruvääristad. Mul suu ise läheb. Mul on see alateaduses, et ma pean nii mingi hetk ikka jõudma nagu naljani. Siis hakkan klouni mängima. Peab rohkem Eesti toitu sööma. Suures mul on sulle õudselt hea hapukapsa retsept hiljem. Väga hea. Merit, su tabel on koos, eks ole? Ei. Kuidas ei ole?
sa tegid selle juba põhimõtteliselt eelmisel nädalal ära ja siis nüüd sul oli veel lisanädal, et seda fine tune'ida nii-öelda. Ma hakkasin täna mõtlema, et äkki ma ei olnud piisavalt hoolikas nende albumi nimekirjade ülevaatamisega, siis hakkasin uuesti otsast minema, sest ja hakkasin otsast kuulama albumeid, millele ma kuskil seal Rate Your Musicus oli andnud 4,5 punkti, siis avastasin, et ma olen täiesti droppinud vahepeal mingid albumeid, mis tegelikult mulle esmakuulamisel meeldisid, hakkasin neid uuesti läbi kuulama. Ja üldiselt, ma ei naudi seda protsessi, iga aastaga naudin, võib-olla vihkan isegi aina rohkem natuke, sest ka see metoodika või filosoofia, kuidas läheneda sellele tabeli koostamisele ka muutub ja see natuke nagu valid nende vahel, kas ma pean siis tõesti pigem jälgima, ma ei tea, seal Spotify ja Apple Musicu neid aidake mind. Kõige kuulatumate albumite ja lugude nimekirju või siis minema rohkem seda pidi, et mis album mulle kuidagi ma ei tea, midagi hinges ajus lahti murdis, et kõik need küsimused tuleb ka selle albumite ritti saadmise jooksul ära vastata ja need on äärmiselt tülikad detsembris, kus sa tegelikult võib-olla tahaks võtta selle mõne ajalise pausi muusikast. Ma olen natukene kuidagi mentaalselt juba seal kohas, kus ma olen häälestatud uuele aastale ja kuigi ma täna kuulasin Raul su seda hommikusaadit, seal oli palju lugusid, mis mulle ka seal olin kuulanud ja ka endal seal shortlistis, et ma võtan viimase hetkeni aega, kuni Siimule need saadan. Nii, aga mis ikkagi sul number 1 on? Ja number 2 ja number 3? Niimoodi, mul on ainult number 1 praegu vist paigas. Aga see on sellise küsimärgi all, sest ma ei tea, kui palju see need isiklikud seosed seda tabelisse seadmist segavad. Ma olen ikka Skoone kõige rohkem korda läinud. Nii kunstilises mõttes kui ka selles terviku mõttes, kuidas ta nagu töötab. Jah, ma olen võib-olla seda avastanud, et kui varem ma otsisin nendest albumitest, mis mul aasta lõpus korda lähevad, seda mingisugust emotsiooni, et albumid, mis teevad meele heaks või hea tunde, siis ma tegelikult otsin nüüd seda mingit uut maailma albumitest ja seal oli see minu arust olemas selles Skoone albumis. Uut maailma, sa räägid, et sa tahad midagi uut kuulda lihtsalt? Jah, seda ma otsin jooksvalt aasta jooksul ikka ja oma ilm, uued maailmad, niimoodi vist. Okay. Mis sul on? Ma ei tea veel. No võt. ja ma ei tea, kas ma seda ka teen, sest see on natuke valus aga ma püüan ikkagi. Mul on täna veel aega. Sa oled ju need saated teinud, nende pealt paadki klopsid kokku ja... Oota, mis sul valus on? Kõrv valutab. Mul on hea meel tervitada meie saatekülalist Janar Ala, tere! Tere! Palju õnne uue raamatu puhul. Me siin hoiame kõik seda rõõmsalt käes ka. Purgisupp, lugusid popist, kunstist ja elust. Ma saan aru, et see tuli tellimustöö. Jah. Või ütleme, impulss tuli... Tähendab, impulss tuli niimoodi, et Poko asutaja, Popkunstimuuseumi Poko asutaja Linnar Viik ükskord helistas mulle ja küsis... Te olete varem tuttavad ka või tundsite üksteist? Põgusalt. Okay. Ja et kas ma tahaks kirjutada niimoodi, et võtan mingisuguse teose ja siis kirjutan sellest. Ja siis ma tegelikult ei mõelnud üldse pikalt. Ma mõtlesin, et jah, okei, et võiks küll. Kas nüüd seal 3. raamat? Jah, 3. jah. Esimeste impulss tuli ikkagi sinu enda seest, eks ole? Esimeste impulss tuli... Ma ei tea, enamik neist asjadest olid Facebooki kirjutatud, siis ma ei teagi, kust see tuli. Aga selle impulsiga oli ka nii, et impulss justkui on väline, aga see väline impulss aitab mingis mõttes võib-olla isegi veel paremini seda enda sisemust korrastada ja mingisuguseid
noh, kui ma olen vaadanud seda raamatut hiljem, et eks seal on ikkagi päris palju asju, millest ma niikuinii kogu aeg mõtlen või noh, mitte kogu aeg, mitte kuidagi obsessiivselt, aga niimoodi käib läbi ja et impulss tuli väljast, aga ütleme nii, et ma internaliseerisin ta üsnagi. Mingis mõttes oli ka vist hea, et ta andis nagu sulle raamid. Et... Ja, mulle meeldivad raamid, ma niimoodi, ega ma niimoodi selline sahtlisse kuidagi ei kirjuta. Selline asi tundub võõras. Samas on mul tunne, et sa põhimõtteliselt võid kirjutada kõigest. No suht ju... sest ma pole ühegi asja spetsialist. No samas kaasaegses kunstist ikka üht-teist tead. Jah, ma ei teagi, kui keegi hakkaks mult niimoodi väga detailselt ja spetsiifiliselt hakkaks uurima mingisuguseid asju, et kuidas nüüd see sai alguse ja ma ei tea, mingisugused tehnikad ja nii edasi, siis ma arvan, et ma jääks hätta. Et ma olen, et see on, et no mingis mõttes ma ikkagi tunnen ennast nagu kuidagi feikijana, et see on normaalne. Ma tahan või no ma ei tea, mulle tundub, et seal raamatus ma olen nagu targem kui päriselus. Ja mulle kangesti meeldib see ütlus fake it till you make it. Ja. Aga vastuvõtt, oled mingid tagasisidet ka saanud juba? Keegi inimene saatis mulle, kes ei olnud mu Facebooki sõber, saatis mulle üks päev üsna krüptilise kirja, et raamatust oli pilt, seal juures olid banaanikoored ja siis oli juures, et arvustus ja et see ei ole raamat. Ja siis ma hakkasin, ja siis ma nagu mõtlesin, et mis ma siis nagu ütlen või küsin. Ja siis ma mingi poole tunni pärast, no tegelikult kuul on mitte vastata üldse, mitte millelegi. Aga siis ma ikka küsisin, et miks ta siis ei ole. Ja siis ta ütles, et ei, et mitte midagi negatiivset, et kuna mul on seal see Marcel Duchamp ja seal ja need Magritte ja see ei ole piip ja nii edasi. Ja no ütlesin, et igasugused küsimused kunst ja mitte kunst ja siis ta lihtsalt tegi sellele raamatule mingis mõttes nagu hommaaži. Ja raamat, mitte raamat. Ja just. Disco, not disco ja house, not house ja see on mulle meeldib see väga. Ja. Aga tabelisse on ka jõudnud, ei ole? Kusjuures vahepeal isegi oli, kusagil keskel seal, mis on isegi üllatav natuke, sest et see raamat võib-olla on üsna spetsiifiline. Ja kaasaegne kunst, isegi kui ta räägib mingisugustest pop-ikoonidest, no ma arvan, et see ei ole väga paljude lemmikteema, aga äkki mõne jaoks on ka. Jah, see oli nüüd, jah. Sa muidu põhitööga oled ju ikka Postimehes, eks ole? Ja ma alati naudin neid momente sinu kirjutiste juures, kus sa ütleme, siis oled täitsa meister kohe kirjutama nii-öelda asjast siis nagu kritiseerivalt või siis halvas mõtmes või ühesõnaga nagu nii-öelda halvasti, aga seda ma kujutan ette see, kellest kirjutad, ei saa ise sellest kindlasti aru. Ja ega paljud lugejadki aru ei saa, et sa seal et kohati... ma neid mõnitan. No ma ei tahtnud niimoodi otse välja öelda, aga natuke seda on, et see on väga, väga peen. Et mäletan, kui Marek Kallin veel plaadiarvustusi kirjutas, talle midagi ei meeldinud, siis ta lihtsalt pani nagu vastu hambaid, eks. Marek Kallin on see aasta jälle kirjutama hakanud. No väga tubli ja kuidas kirjutab siis? Endiselt kandiliselt? Ei. Okay. Paremini.
paremini, jah. Ei, no ma mäletan, tal oli siuke must-valge hästi, eks, et ta nagu midagi muud ei tunnistanud. Jah või ei. Aga ühesõnaga see on teinekord tunned ebamugavalt ka ennast, siis ei tunne. Et nüüd äkki kurat saavad aru või midagi sellist. Ma ei teagi. Ükskord, mul on selles raamatus on ka üks lugu maestro Raul Meelest, kes ei ole küll otseselt popkunstnik, aga seal ei olegi kõik popkunsti lood. Ja siis ma kunagi käisin kaasaegse kunsti Eesti Keskuse korraldatud bussireisi ka Vilniuses näituse avamisel. Raul Meel oli ka seal üks kunstnik ja siis ma kirjutasin seal, kirjutasin Meelest ka ja siis ma võib-olla kirjutasingi natuke seda sinu mainitud meetodit kasutades ja siis ta kirjutas mulle, saatis meili ja siis ta ütles, et sa oskad väga hästi plussi ja miinuse vahel laveerida. Et ma ilmselt see siis midagi sellist tähendaski, et jah. Ta ütles ka viisakalt sulle. Ta ütles ka viisakalt, jah. Et see on mulle alati meeldinud, et seda võiks maailmas rohkem olla. Sest isegi selline normaalne sarkasm on, isegi seda on vähe ja seda ei tunnistata eriti enam. Eriti muidugi kusagil Facebookis. Jah, ja no mul on vist vahepeal juhtub ka see, et jah, tõsi on see, et kui sa võib-olla inimest laidad, siis ta ise arvab, et sa hoopis kiidad teda. Just, et see on see pea peale pööratud. Siim, sa oled oma näo ära värvinud. Tore. Ma üritasin ma saan arvu, et sa ei ole hommikus söönud, siis nüüd hakkasid pastat sööma. Ma olen väga pastakaga. Natuke oled, aga pole hullu, pildid on meil tehtud. Aga Janara, muusikat ka oled jõudnud kuulata. Kas sa teed ka mingit tabelit, ei tee? Oma peas vähemalt? Ei tee. Tähendab, ma tegelikult kuulan ma kuulan väga palju muusikat, aga siis kui tuleb see hetk kätte, millal peaks mingisuguse kokkuvõtte tegema, siis mulle tundub, et ma ei ole üldse midagi kuulanud. Ja siis tuleb hakata nagu otsima ja seda nagu mingis mõttes välja mõtlema. Et ma ei tea, jah, mulle väga meeldib teiste tabeleid vaadata ja siis kuulata ka, mida sinna on pandud, et see on minu jaoks on see aeg on tegelikult tore aeg, kui need tabelid hakkavad ilmuma. Et siis ma paljud asjad ikkagi kuulan läbi ja leian sealt palju huvitavat. Kas need on konkreetsed inimesed, kelle edetabeleid sa tavaliselt niimoodi läbi kuulad või? Jaa, kuulan ikka, muidugi. Nagu Siim vaatab neid Spotify räppe. Ma vaatan ka. Alati on ka Tõnis Kahu tabel näiteks meeldinud, aga ta vist tihti ka ei tee. Või ta ikkagi konkreetselt peab need plaadid füüsiliselt läbi kuulama, et üldse saaks nagu mingisuguse seisukoha võtta. Ja Spotify's kuulamine ei ole mingi kuulamine. Ei, see ei ole, jah. Ja see on iseenesest sümpaatne. Ja aga hakkame muusikat kuulama, vaatan, et me oleme peaaegu et juba tegemas seda muusikanõunikut plussi praegu, et ainult jutt. Kuigi meeldiks. Meil on toetajaid juurde vaja, me saame hakata seda tegema Siim. Jep. Tore. Aga kuulame Eesti ja mitte Eesti muusikat, nagu meil siin tavaks on, hinded anname 1-10 ja esimene lugu on ikka kohalik. Teadmagi ei pea, sest täna õhtul taas ma tantsin üksinda. Mu nime sa ei tea ja teadmagi ei pea, sest täna õhtul taas. Täna ma ei oota, luba ei küsi, täna ma ei karda
mobiilile. Ma ei vasta võõrale numbrile. Pane see requesti, su kannatus testin ja Tallinn 2000 ainult ma ja mu bestid. Korrata muuda ja unustada sa, kirik ööle pane sinu muusa. Tule amigo, taevas on liigo, levist väljas nimeta käijad. See on omamoodi, aga miks on alati mees, kes rikub õhtu enne kui veel alanud on see. Mu nime sa ei tea ja teadmagi ei pea, sest täna õhtul taas ma tantsin üksinda. Mu nime sa ei tea ja teadmagi ei pea, sest täna õhtul taas ma tantsin üksinda. Ma tantsin üksinda. Las tantsin üksinda. See on nelik nimega Pliks ja palapealkirjaga Tallinn 2000 üksi. Facebookist lugesin, et Pliks on Eesti esimene e-pop bänd. Siim, kas sina oled ka kuulnud, et see Pliks on hästi populaarne või alles saab populaarseks? Või mida? Alles saab populaarseks. Minule jäid nad silma selle aasta alguses kuidagi oma mingisuguse värvika videoga ja ma see oli Afrobeat. Kuidas? Neil on üks Afrobeati lugu ka. Ma ei mäleta, milline see, mis žanrist oli see esimene lugu, aga ma rõõmustasin, et on nagu selline päriselt ehtne tüdrukute bänd tekkinud, kellel on näha sellist tööstust taga, et see on niisugune läbimõeldud korralik projekt, et ei ole mingisugune irooniline nämmutamine. Ja e-pop. E-pop. Mulle meeldib e-pop. Vot, kas nad ütlesid seda ise või mõni... Ise enda kohta on kirjutanud seal Facebook. Tore. Iseenesest tervitan sellise väljendi väljatoomist ja see sobib neile tõesti paremini kui see, millega neid praegu nagu muusikalise kõla poolest saab seostada selle jultunud tümmiga, mis on siis lädramuss, et nende muusika kindlasti ei ole lädramuss, et e-pop sellele sobib ja tõepoolest selle loo ajal minu mõtted, igatsused triivisid K-popi suunas küll ja selles mõttes on mul kahju, et see e-pop on, mis asja sa teed? Tahtsin vahele segada. Olgu, ma mõtlesin, et sa tahad omal kõri läbi lõigata. Ei, veel mitte. Okei, kohe. Mul läheb meelest ära lihtsalt. No, sul on paber, pastakaste sinna. Seal on ma kirjutan ainult loo nime, mul läheb niigi keeruline. Ja et K-pop mulle tegelikult ikka see aasta on väga meeldinud ja seal on selline see muusikaline ülepanemine, kuidas kõik nagu sulab nende helide käes, sest need on nii tulised kõik ja need on nii paksult ja massiivselt. See on äge, aga see oli liiga minimalistlik ja liiga banaalne. Mida on loll öelda loo kohta, mis seda üritabki olla, aga noh. Ja see käik, ma ütlen, et sellel on potentsiaalne, see käik on mulle iseenesest närvidele käiv käik, mis seal oli, aga ma teatud oludes olen nõus tema poole üle minema. Ma ei tea, millised need tingimused selleks peavad olema, aga on küllaldaselt ka selliseid e-popi lugusid, kus ma saan hakkama selle 90-ndate Eurobeadi rõvedustega. Nii, mis sa soovisid küsida? Ei, mul tuli mõte pähe, et sa ütlesid lädramus. Lädramuss. No, kuulan nüüd, nagu on nendel veinidel on üks see nautimus. Saaks teha plaatidele kleepega lädramus. Lädramus saab, jah, saab. Ja e-pop ka. No palju pliksidele annad?
6, jah. Pardon. Näe, juba karma saab kätte. Ma just seda mõtlesin, et siin ka mina vaevu sõidamist. Janar, sina oled kuulnud ansamblist Pliks? Ei ole, ma olen kuulnud ansamblist Pliksid, aga ansamblist Pliks ma kuulen esimest korda ja ma kuulsin ka esimest korda sellist terminit nagu e-pop. Ma pikemat aega ei saanud aru, et mis asi see on, aga siis poole jutu peal, kui K-popi nimetati või K-popi tähendab, siis ma sain aru. Aga jah, see meenutas, millegipärast mulle see lugu meenutas fakti, mida ma nägin umbes nädal aega tagasi, kui ma sõitsin bussiga maale Jõgeva bussijaamas, mingisugused bussijaam oli pime, pimedas bussijaamas istusid 4 meest, kes vist isegi ei olnud purjus, aga nad istusid seal bussijaamas ja siis ma nägin ukse peal, nägin silti või plakatit, et toimub 20. detsembril ööklubi Saekaater 3. sünnipäev ja siis ma tõesti hakkasin mõtlema, et võib-olla ma tahaks sinna isegi minna. Seal esineb Põhja-Tallinn ja siis keegi diskor oli ka. Lihtsalt mul oli paar nädalat tagasi oli ühe inimesega juttu maadiskoteekidest ja siis kuidagi me vist arutasime selle üle, et kas seal on võimalik veel peksa saada ja siis mina arvasin, et ei ole. Sest võukaeg on. Ja siis tema rääkis, et ta oli mänginud millalgi plaate Põlvas ja siis seal olid mingid tüübid olid vangist välja saanud ja siis hakkasid pidu pidama ja siis nad hakkasid omavahel kaklema ja siis mingisugune nende põhimees tuli selle minu sõbra juurde, kes seal plaate mängis ja ütles umbes, et sul ei ole mõtet karta. Ta andis mõista, et ta on nagu nii vasaku käe mees, et pole nagu väärikas. Pole nagu väärikas jõudu kasutada üldse, et chill, et me siin omavahel möllame. Ja siis, sellega seoses meenus ka mulle, mis ei olnud küll kõlaliselt sarnane, aga lugu sellest ansambel Mr. Happymanil oli lugu Lõvisüda kunagi ja selle kohta keegi oli kuulnud, seda ma lugesin ilmselt seal kusagilt arvustusest, võib-olla Marek Kallin kirjutaski sellest, et kuidas ta oli kuulnud, kuidas mingisugused tüübid ütlesid, et kui see lugu peale pannakse, et siis on nagu väga hea molli anda, et see on selline õige lugu. Et kuidagi selline mälestuste triiv nagu see lugu käivitas minus sellise triivi. Ja. Mina mõtlesin kogu aeg, et klubi Saekaater, et see on selline nagu muinasjutt või müüt või nali, aga see on päriselt on olemas. See on päriselt olemas, jah. Olgu, normaalne nimi või? Mul tekib kohe selline tunne, et mul sõrmed saateks ära. See Hiiumaa klubi nimi on? See, kus tappa saab? See, kus sina said tappa või? Vetsidall? Ei, seda ei ole enam ju. Okay. Või on või? Ei, aga see, mis on seal Käinas, mis selle nimi oli? Kuulus lege koht. Anmar Leen käis veel esinemas seal. No ei tule meelde, pole hullu. Aga et seal siis saab tappa või? Ei, seal on vist pigem nii, et kui sa oled ise loll, siis saad. No, ja see on intelligentsed inimesed. Tappa ei saa. Ära murret. Okay. Palju sa Pliksidele annad? Ma mõtlesin, on ta 5 äkki siis. Okei. Merit, Pliks? Eks ma olen neist aeg-ajalt ikka mõelnud, nad saadavad mulle ka teateid oma lugude kohta ja ootavad, et ma midagi arvaks, nüüd on see koht. Mulle muidu, ilmselt ma mõni aeg tagasi arvan üks teistmoodi, aga üldiselt ma ei võtta kuidagi vähem väärtuslikuna seda, et tegemist on sellise
muusikaettevõtjate kokku pandud kollektiiviga, sest tegelikult pikka aega selline tüdrukute bänd selle kõige sellise sirgemas tähenduses oli mõnes mõttes puudu Eesti muusikast ja mis minu silmis nagu suurim väärtus sellisel nähtusel on alati see, et see paneb kõik muud artistid ja bändid mu jaoks konteksti. Et siis oskad nagu, ma ei tea, teisi asju rohkem hinnata või siis, ma ei tea, mingisugused tehnilised asjad hakkavad rohkem mängima ja mingid artistlikkused talendi. Et see viimane talent on see võib-olla, mida ma selle grupi puhul kõige vähem olen täheldanud. Et ongi selline keha, kuhu on siis pumbatud sisse mingisugune idee rohkem nagu esteetikast või sellist ka olnud aegade nostalgiast, mis mõnes mõttes selles loos ka välja peegeldus, sest see oli selline popurii või siuke mingitest varasematest pop-lugudest välja filtreeritud, ma ei tea, essentside siuke kompott, mis, ma ei tea, mulle tundus, et see pidi vist olema selle efektiga, et kuidagi põlvkondi või muusikakuulajate selliseid vanusegruppe liitav. Et alguses, kui tundus, et selle on selline puhas katsetus pop-trana laadis, siis oli ta mu jaoks veidi mitte midagi ütleb, aga mulle tegelikult mingil hetkel isegi läks korda see, et ta oli kuidagi nagu kokku ehitatud mingitest erinevatest ajastustest ja osadest. Aga lõppkokkuvõttes, nagu kui sul on selline bänd, kes on ehitatud üles sellised, sul on seal, ma ei tea, karakterid, kellega sa peaksid kuidagi siis, ma ei tea, noore tüdrukuna suhestuma, valima oma lemmiku sealt välja. Nagu siis, Spice Girls. Yeah. Et siis võib-olla tahaks nagu seda oma sisu või mingisugust nagu rohkem konsistentsi muusikasse ka, mitte võib-olla siis lõika ja kleebi motiivil tehtud palakesi. Et aga kui on tõesti afrobeati lugu, siis ma ei ole need teisi nagu põhjalik, ma lihtsalt olen näinud mingisugused. Neil on afrobeat ja siis on siukest R&B-likku asja. Kes need produtsendid on? Ma ei teagi. Ma olen ka 5 nagu Janar. Ja, ma nüüd siin guugeldasin vahepeal selle koha nimi, mida sa, Raul, mõtlesid, kui jääb asjad jäävad vastused, ma tean, kuulajatele ebameeldiv, on Luige baar. Aga miks sa arvad, et seal vägivaldne on? Mina olen näinud, kui sa sõid vastu hambaid vetsi tallis. Jaa, aga sa ei mäleta, kes viimati Luige baaris? Õige, oli küll, jah, aga see on ka selline mees, kuulus eestlane, kes on loll. Seda ma ei kommenteeri, aga ta läks sinna ka ise liiga tuusama. No. Ja e-popi puhul... Millest mina peksa sain, kas sellest räägid või mitte? Ma ei saanud peksa. No sa said vastu hambaid. Aga mille eest? Sa läksid ühte neiut kaitsma tema mingisuguse kuti eest. Kes seda peksis? Jah. Täitsa loll. Nii, ja see andis sulle vastu hambaid. Ja see neiu tuli pärast võttis, minu tantsima. Aga helistas sulle järgmine. Jah, helistas. Väga naljakas. Aga selle... Õudselt naljakas. Õudselt naljakas. No mul on ka elus midagi vahel ilusat juhtunud. Aga see e-popi puhul mul tuleb meelde, et 90-ndatel, kui seda sorti muusikat, mida ka Blix praegu esitas, nimetati rahvusvaheliselt Eurobeatiks, mäletate? Siis just Eesti Ekspressis, ma mäleta, kes oli Carlo Funk või Tiit Kuznets, ristisid meie kohaliku sarnase muusika Estobeatiks. No võt. Nüüd on Estopop. 16 punkti Blix ning Tallinn 2001. I've been out walking,
I don't do too much talking these days. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do. And all the times I had the chance to. I stop my rambling. I don't do too much gambling these days. These days I seem to think about how all the changes came about my way. And I wonder if I'd see another highway. I had a lover. I don't think I'd risk another these days. These days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made in song, it's just that I've been losing so long. I'd stop my dreaming. I won't do too much scheming these days. These days I sit on cornerstones and count the time in quarter tones to 10. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them. See on Annika ja Jim Jarmusch, nende ühine filmimuusikaalbum Father, Mother, Sister, Brother ja see oli These Days. Merit. Mis filmi jaoks? Father, Mother, Sister, Brother. See ongi filmi nimi või? Jarmuši uus film. Ma ei ole tähele pannud seda uudist, et tal on tegemisel midagi. Tehtud. Jah, nüüd on tehtud. Meil oli Areenis kaane lugu intervjuu Jarmušiga. Kes see tegi? Vahet ei ole, kes tegi. Kristi Pärnvalda. Okei. Siis võib-olla loen. Võib-olla. Selle... Võib-olla. Ma ei saa nendele Areeni lugudele ligi, ma ei ole ostnud paketti. Tavaliselt saab Valner oma edasi artiklitega mööda pead, nüüd ma saan Siimule. Mul tuli selle looga pigem siis kontekstis selle esimese looga ka, mis me kuulasime meelde asjami tema Vikerraadiost hommikul, kui ma kuulasin Taavi Libe intervjuud Eesti ujujaga, kes sai Euroopa meistrivõistlustel vist medali. Täna. See oli täna kuulasid, ja see oli hea intekas. Et seal oli jutt sellest, et Eestis ei ole ujujatele sobivaid radu harjutamiseks. Siis Taavi Libe kasutas seal seda sellist naljakat kujundit, et lähed ujuma ja siis Soome turist liguneb ees.
ja siis selle eelmise looga koos ma mõtlesin, need on need kaks eri maailma, et seal ujujal on selle plikside loo režiim peas või see heliriba käib ja siis on see Soome liikunev turist, kellel on siis Annika ja Jim Jarmusi loo meeleolu peas ja kehas. Mulle meeldib Annika vokaali juures see, et seal on mingisugune omaette värv või toon, mis võtab selle, ma tahaks öelda ilu ära, aga võib-olla siis sellise hästi traditsioonilisel moel niisuguse vokaali kauninduse võtab ära natuke või teeb siis natuke huvitavamaks, sest tegelikult see lugu oli selline üsna 60-ndate sellise singer-songwriteri tüüpi stiilis, aga siis mingisugune kerge, ma ei tea, jah, vokaalne, nagu kerge inetus, mis tal vokaalis on, mis mulle meeldib, tegi selle siis natuke põnevamaks. Ja ma ei tea, mis on juhtunud, aga siin, kus kitarri osa tuli ja selle loole siis omaette nagu koma pani, siis mul on viimasel ajal kitarrid läbi mingid teatud efektid hakanud meenutama pasuneid hoopis. Et siin korra nagu ma mõtlesin, et kas see on hoopis puhkpill, mis siin seda muutust või siis teist poolt märgib. Aga ta oli üpris süke nagu ta on sükse olesklemise ja süke ilusate mõtete lugu. Sügavad mõtted olid siin tõesti. Ja, et neis ma tunnen, et on põhjust järgmisel kuulamisel rohkem süveneda. Ma panen siis 7 äkki. 7. Janar, kuulsid ka siin seda, mis oli ilus inetus või? Mingi oksimoron siin oli. Ja muidugi. See lugu mingis mõttes sünkab ka mu raamatuga, kus on palju, või mille mingis mõttes selline lähtepunkt on ju Andy Warhol ja see lugu on siis Nico cover ja Nico hängis Warholi kambaga Velvet Underground ja kes nad seal olid. Neil oli väga sarnased hääled. Ja, Annikal ja Annikal. Ja, nad, nagu ma su jutust aru sain, on ka Annika Saksamaalt, nagu ka Nico, aga muidugi tema aktsent on märksa pehmem, kui seda oli Nico oma. Ja see ilus inetus, et eks selle Nico elu oli ka ilus ja inetu, et minu jaoks see kogu see Nico maneer käis nagu selle praeguse versiooni all ja siis ta ei suutnud võib-olla ennast piisavalt kehtestada ja siis võib-olla midagi jäi mul nagu kohale jõudmata. Mingi, ja kui võib-olla selle eelmise jutu juurde tulla selle Mr. Happymani ja peksa saamise ja siis see Brixi variant, et see on nüüd selle aja muusika, kus enam peksa ei saa, siis võib-olla see praegune versioon suhtub sellesse Nico versiooni ka kuidagi samamoodi, et see Nico versioon on sellest ajast, kui võis peksa saada ja see Annika versioon on selline Ruukajast. Jah, just. Punkte annaks 6. Siim. Ja see oli nii Nico, see oli nii Velvet Underground, et ma nagu ei välistaks, ma ütlen midagi väga rumalat nüüd, et see cover tehti puhtalt sellepärast, et nad ei saanud originaal salvestisele õigusi. See oligi cover või registreerinud? Õigusi, et sinna... Nad on siin plaadi peal, seal on väga palju originaalmuusikat ka, aga tõenäoliselt
asi on selles, et see Annika hääl on, neil on hästi suur sarnasus ja ma arvan, et sa oled neid Annika seda ühte kuulsat, ma üldse imesta, kui see plaat on olemas, see musta ümbrisega. Mul ongi see üks ja mulle see väga meeldis, kus ta oli põhimõtteliselt trummimasin ja natuke bassi ja ta tegi... Kristallikutid, ma ei mäleta, Peak või mis selle bändi nimi oli, kelle nad koos seda tegid sellist õõva, issand, ma ütlesin õõva. Õõva, why not, miks mitte? See on üks sõna, mida nagu ei tohiks. Ma kasvat õõva taab. Õõva taab. Miks mitte? See plaat mulle väga meeldis ja kas see ongi nüüd see Annika plaat, mille siis see aasta kõik räägivad, just see soundtrack plaat või? Ma ei tea, et oleks midagi muud teinud. Ilus, tõesti, see laulu hääl on ka väga meeldiv. See ümbruskond või miljöö, kuhu see lugu mind viib, on väga tõesti tore, aga just ka praegu siin neid aastal ilmunud plaate läbi kuulates tähelepanelikumalt või neid, mida pole kuulanud, aga ma näen, et kiidetakse ja kui on need sedasorti tasased folk-albumid ja midagi sellist, siis kuulan küll väga ilus, tõesti mõnus, mitte midagi ei ole halba öelda, aga siis ma ikkagi küsin, aga mis nüüd edasi saab siis? Selle loo puhul ma küsis ka, mis me nüüd teeme siis? Väga ilus, aga so what? Mulle piisas sellest, et on ilus ja tuuakse tänapäeva midagi sealt kaugelt uuesti. Kui palju ta erines originaalis siis? Oskad? No ikka erines. Ma olen pasta... Aga mitte väga palju. Pasta värvil. See ongi see midagi. Nii, no tubli. Kas sa paned ka 7? Pan 6. 6. See teeb 19 punkti Annika ning Jim Jarmus ning These Days. Nüüd on nii, et kumba lugu kuulame. Kas me kuulame kaasaegset räppi, Pluto, või siis kuulame Marju Kuuti, mis on just ilmunud, arusaadavalt ei ole see värske muusika. Et kas paneme... Paneme Marju Kuuti. Paneme Marju Kuuti. Silmis näen, et su silmis näen ja tunnen sul öised sink ja tuult. Su silmis näen ma siniseid ja valgeid öid, vaikuski täis on taevasina. Siis soojust uudistab mind keegi neid, aiman, et see võiksin olla mina. Ma ootan meidi, kui saavutas päev. Vaatan neid ka väikese käes, ennast neis näib veelgi kaunim koidu munas ja siis kui tõesti sellisena näed sa mind, võingi su silmis olla mina. Ma ootan meidi, kui saavutas päev. Vaatan meid ka väikese käes.
mis soojustus vinkegi neid, aiman, et see olen mina. Ma ootan veidi, kui saabutas päev. Vaatan neid, ma vaatan neid, kui päikese käes. Ootan veidi. See on Marju Kuut just ilmunud plaat Üksi, kuid vabana ja selle pealt pala pealkirjaga Näen end su silmades. Stevie Wonderi lugu kusjuures vaatasin. Ma nagu ei mäletanud seda ei Stevie Wonderi esituses ega ei mäletanud ka Marju Kuudi esituses. Ega vist omal ajal mul tunne seda raadios väga ei mängitud. Seal see tundub väärt plaat olevat ja selle alustas selle kogumiku koostamist Marju ise ja ma ei ole nüüd väga süvenenud täpselt, mis seal on, aga oma pealiskaudse suhtumise pealt mul on tunne, et seal on just need lood, mida Marju ise teadis, et on kõige paremad ja mis ei jõudnud sellesse tema kaanonisse ja mille puhul andke andeks, ma pean ütlema, mis ei esita seda Nõukogude Eesti muusika õudust. On ju? Jah, ma tean, et Marjule endale käis see väga närvidele see, kui sellesse Nõukogude estraadi pidi tegema. Ja miskipärast on suuresti ta armastatud siin Eestis just selle pärast. Aga see oli täiesti midagi muud. Muidugi kõige mätsikum selle loo juures on see, kuidas Marju seal laulab, see mingisugune nagu lehed langeksid puult. Hämmastav. Sa ei saa aru, mis suunas sa seda vaatama pead sa seda vokaali, et igalt poolt tuleb, alt, ülevalt, kõrvalt. Mis tõttu see segaduse loomine puhtalt sellega, kuidas ta laulab, seal on sees nii mingisugune õelus ja samal ajal ka sensuaalsus ja soojus ja kelmikus või. Niisamuti, seal on väga palju asju või midagi ka kirjeldamatut ja tõesti tema laulmine lihtsalt kuidagi langeb sinna peale, et ja jääb kuhugi õhku veel nagu rippuma, et see on äge ja ma ei saa aru praegu, miks, aga ma olen seda varem mõelnud, et Marju Kuut väga palju seostub mulle Ita Everiga. Imelik. Ütlen ma ja vaatan aktsest välja ja jooksen minema siit mikrofoni juurest, andes 10 punkti. Janar? Jaa. Mulle sattus nädalavahetusel juhuslikult kätte mingisugune Jaan Kaplinski esseede kogumik, mis olid religiooni teemalised ja siis see oli väga huvitav ja siis seal ühe pika mitme mõttekäigu ja nende mingisuguste põimumiste lõpuks ta jõudis umbes sellise lauseni, et ilma imelikkuseta ei ole üldse elu midagi väärt. Ja minu meelest see nagu sobib selle loo kohta ka midagi ütlema. Ja siis mõelda seda Eesti NSV-d ja kogu seda tavalisuse kultust ja siis kusagil tegeletakse mingi sellise asjaga. Ja mul üldse, kuna see lugu oli ka kuidagi niimoodi viltu või kogu see vokaal ja ka mingi instrumentaalosad ja ta oli sellises pidevas faasi nihkes. Et siis mulle nii kui nii, tähendab, kui on lugu niimoodi tehtud, siis ta mulle meeldib. Et ma arvan, et ma annan ka siis 10 punkti. Sweet. Merit?
ohoo. Hakkas taigutama. Ma hakkan ära väsima, jah. Mul veidi sama selle looga, et natuke tundub, et ta esitleb ennast just kui siukse klassikalises joones souli palana, aga tegelikult seal on nagu ülipalju kuhugile ridade vahele mingisuguseid vihjeid kõigele muule või hoopis mingitele muudele ma pean sõna maailm kasutama. Et ja siis üks asi, mida võib-olla Marju Kuudile mõeldes ma mitte esimest korda, aga nüüd jälle mõtlen, et kui sul on selline muusikaline kuju kuskil nagu ees pjedestaalile sätitud täiesti põhjusega, et siis kui raske võib olla leida seda oma asja, ma viitan siis tegelikult mitmetele meie uue aja noortele soolimuusikutest. Mulle tundub, et nad natuke võib-olla üritavad taas luua seda sama lummavust ja sellist natukene võluvalt veiderlikku karismat, mis Marju Kuudil läbi tema karjääri oli, aga see ei tule võib-olla päris nii välja. Et ülesanne on kahtlemata raske ja see... No nad ei ole nii friigid lihtsalt. Ja see ongi see, et seal on see mingi mojo vist selleks nimetaks seda, et Marju Kuudil oli see olemas isegi siis, kui ta tegi pealtnäha täiesti siukseid võib-olla ootuspäraseid palu, mis tegelikult nagu see mulle algselt ka mõjus, aga siis samamoodi see vokaal natuke võib-olla meenutab seda lähenemist, mida ma olen ühe korra, kui ma olen Alonetti näinud esinemas, panin tähele tema puhul, et seal on sul korraga see siuke haavatavus ja haprus ja siis samal ajal siuke mingi siuke enesekindlus, mis ei puutu kuidagi suurde egosse, vaid on lihtsalt nagu kuidagi seal kohal. Teab, et sa kuulad ja vaatad. Jah, nagu raske on nagu seda lugu isegi nagu see karakterist, kes Marju Kuut oli lahutada ja siis selle võrra nagu keerulisem jälle, nagu ma olen varem mõnede lugude puhul ilmselt maininud, et kriteeriumid just kui peaksid olema teised. Punktid? Ma ei tea, ma ei saa vist ka ikka vähe panna, ta paneb mingisse teise mõtteruumi täitsa, ma panen ka 10 siis. Ja see teeb ilusat 30 punkti Marju Kuut ning näen end su silmades, ma ei mäleta, millal viimati täispunktid siin sai mõni lugu. On üldse olnud seda? Vist ikka on. Hakkasingi mõtlema, et kas on üldse. Ja. Keegi ikka rikub ilusa peo ära. Ja. See Siim vokaali kohta see kirjeldus, mis sa tegid, see oli tõesti just seda... sa sõnastasid midagi, mis mul käis mõttes läbi. See on tore, kui keegi teeb. Nüüd järgmiseks väga vabandan. Teie sul ei ole lugu. On ikka. Aga ma kammisin läbi seda uue muusika osakonda seal Spotify's ja kohe väga keeruline oli sealt midagi leida. Ja siis õnneks on seal Spotify's olemas selline asi, nagu et vaatad, nagu mis mujal maailmas tabelites on. Ja siis ma läksin Egiptuse peale. Et kuulan Egiptuse number 1. Ja mulle väga meeldis. Ja siis ma loodan, et meeldib teile ka. Miks see vabandus oli selle ees? No, et kuidas nüüd siia äkki me siin Egiptuse muusikates pole niisama kunagi mänginud, aga number 1 Egiptuses praegu on siis artist nimega, mis sa tahtsid öelda? Tahtsin öelda... Et käib põrgu. nüüd tekib selge tahtmine selle tingimata vastu vaielda, et see ei ole hea lugu või siis nagu tingimata nõustuda. Ja, no ma küsin su käest midagi võib-olla, sest Too Late on igal juhul artist ja Hell Hope Gani on pala pealkiri. No meil on aasta lõpp siin, võib võtta nagu vabamalt ka. Muidugi, me reeglid. Tõesti, sa oled ise tulnud sealt tõusva päikese maalt ja nüüd Egiptuse number 1. See mu kommentaar ei käinud selle looga. Möki.
والحب جاني خدني ورماني من الفورة حبيبي شقلب لي حالي كده هلا نستاهل كده ما تقول ايه المشكلة ما تقول يا زماني والحب جاني خدني ورماني من الفورة حبيبي شقلب لي حالي كده هلا نستاهل كده ما تقول ايه المشكلة ما تقول يا زماني حبيبي بلا خيبة والحب جاني خدني ورماني من الفورة حبيبي شقلب لي حالي كده هلا نستاهل كده ما تقول ايه المشكلة ما تقول يا زماني والحب جاني خدني ورماني من الفورة حبيبي شقلب لي حالي كده هلا نستاهل كده ما تقول ايه المشكلة ما تقول يا زمان يا قلبي الحب جرحني مكتوب لي يعني أعيشها لوحدي ولا معاك من غير هواها أعمل إيه قول يا نايم جاتي تاني تشوف الحبيب بعد ما قلت خلاص ده نصيبك مشتاق إليه عليه وحشاك والحب جاني خدني ورماني من الفورة حبيبي شقلب لي حالي طب ليه كده هلا نستاهل كده ما تقول ايه المشكلة ما تقول يا زماني والحب جاني خدني ورماني من الفورة حبيبي شقلب لي حالي طب ليه كده هلا نستاهل كده ما تقول ايه المشكلة ما تقول يا زماني see on Too Late, kirjutatakse TUL8TE ning L-Hop Gani ja huvitav asi on selle Too Late'iga veel see, et oma plaadiümbristel on ta alati valge suusamaskiga, ehk siis ainult silmad paistavad, et ta oma nägu ei näita. Ja nii palju, kui ma tema ümbriselt läbi vaatasin, igal pool on tal see mask peas, aga aru on saada, et see on mees. Ta on tõenäoliselt nii ilus, et kui ta veel oma näguga näitaks, et siis võib-olla seal ja ei viitsiks inimesed Egiptuses enam tööl käia ja eestlased saaks puhata. Siis nad ainult vaataksid seda Too Late'i. L-Hop Gani, Merit. Mul Egiptuse muusikaga liiga palju kokkupuudet ei ole, võib-olla ainult siis tänu Habibi funky labelile, kes see mees seal taga oli, ma ei mäleta nime täpselt, aga neid kes just korjab neid vanemaid asju, et siis on üht-teist kuulamiseks ette sattunud. Natukene selle loo võib-olla seedimise rikkus ära lapsepõlve mälestus nendest reisisaadetest, mida tehti Sharm el Sheikhi läinud sükest lihtsate eestlastega ja siis kujutasid oma peas ette, kuidas mingi taoline pala mängib taustal kui mingisugust ma ei tea, orienteerumisvõistlust või asja seal parasjagu kaadris tehakse. Et seda oli sellepärast natuke võib-olla raske kuidagi
oma asjana võtta. Mis saated need on? Ma ei ole näinud. Kas sa ei mäleta, vahepeal saadeti sinna kanti? Neil oli orienteerumismängud seal või? No see on see, kui nad peavad, ma ei tea, mingid vaheülesandeid täitma ja siis ma ei tea, seal hääletakse. Kas sa tõesti ei mäleta? Ei, pole kuulnudki, aga eks ma olen aeg-ajalt olnud ka väga-väga kehv televiisori vaataja. No, jah. Igatahes sellest on, neid vahepeal näitab kordusena kuskil Eesti kanalist ja nii edasi. Tuletatakse meelde, et siuke aeg oli ka Eesti televisiooni kultuuris, aga mulle meeldis selle loo rütmi, kuju, sektsioon, vormid, mulle meeldis kuidas see üldiselt kulges. Ma tahaks selle mehe nägu võib-olla oma silme ette ka. Raul, sul ei ole näidata või? Ei, no ma saan siit... Mask on ees. Ma näitan teile plaadi ümbrist. Sest ma hakkasin mõtlema, et mis võiks olla selle artisti siis nagu tema muusika võrdkuju Eesti popmuusikas. Et kuidagi üritada kontekst... Eestis ei ole ühtegi popstari, kes... Ta oleks nagu kipsis näoga. Ei ole, jah. Vaatagi ilus süda on taustaks, et on nool läbi, mis läheb tema kõrvast sisse võimuliselt. See lõuga ei saa nii pikk olla. Ei, see on lihtsalt müts ripub ja tal on need ilusad sõrmused, sinine siidisärk on seljas. Natukene seda sama õõva tekitab see pilt minu siklusele. Et nagu terrorist, jah? Ei, kuna tal on valge ja mingi, siis võib-olla ei teki seda seost esimesena. Ma ikka nii tundlik ei ole. Aga ma rääkisin kõigest muust ja muusikast tegelikult üldse mitte. Aga ma lihtsalt võib-olla lähen nüüd seda pidi, et ma lihtsalt ütlen, et meeldis. Ja paneks 7. 7. Janar. Mulle ka meeldis. Jah, see on see... Mulle isegi see... Kui Merit mainis seda Habibi funki või siis kuidagi... Et see lugu, sa ütlesid, et see on praegu Egiptuses number 1, et ta ei ole nagu kaasaegne mingis mõttes, et ta võikski olla kuskilt selle Habibi fungi mingi 80-ndate plaadi pealt, et mulle vahel ka meeldib neid... Kusjuures äkki ta on retro? See võib olla vabalt retro. See häiriski, et ma ei tea tegelikult. Et retro number 1 või... ta on teadlikult, nagu meil on pooled artistid, mingid retroartistid. Jaa. Aga mis alati nende Habibi fungi, nende kogumike puhul, mulle meeldib, et seal on selline külakultuur, või selline kultuurimaja, selline nagu odav, selline üks tüüp on süntesaatoriga ja siis teine tüüp laulab või midagi sellist. Ja sinna nagu sobib juurde ka see Meriti jutt nendest mingist see telesaate mälestused, et ongi, et ta ei ole selline kvaliteetne, meie mõistes kvaliteetne selline hi-fi hästi produtseeritud pop, vaid ta on selline ilmselt nagu seal on alati seda armastatud. Ja mida ka Eestis armastatakse võib-olla kohtades, mis on radari alt natuke kõrval, et selline traditsiooniline lugu. Siis on huvitav on nende soundid või tähendab selle muusikaga ka see, kuidas nad tihti teevad ka mingisuguseid läänelugude covereid, eks ju, aga omal natuke omal moel. Ma otsin ka, et seal on võib-olla seda euroopalikku popmuusikala rohkem, sest Põhja-Afrikaga. Et jah, mingid eurotümakad, mingid Bad Boys Blue'd ja mingid sellist asja on seal ka on masinast läbi lastud. Aga ma annaks 8 punkti. 8. Siin mul oleks ette kujutanud, kui seda oleks Pharrell näiteks laulnud või siis, ma ei tea, Justin Timberlake, kui hea lugu oleks. Ja, sobiksid mõlemad seda tegema. Juba hästi on ju. Ja, aga mulle tundus lugu siiski üsna nagu... Ma ei ole ammu Egiptuse muusikaga kokku puutunud, aga need standardid, mis mul kuskil mällu on talletunud nendega kõrvutades, tundus ta mulle just nagu selline tipp-produtseering seal. Minust see, kuidas mulle nii kohutavalt meeldis, kuidas need taustavokaalid olid seatud, see oli, minu arust oli, see kõlas nagu Quincy Jones oleks
seal trilleri peal tegusid tegemas. Mis mõttes ammu ei ole kuulanud? Millega sa fleksid? Ammu Egiptus. Me käisime kunagi näiteks Siimuga Egiptuses puhkamas. Käisime siis sai plaati ostatud kõvasti. Sai küll, jah. Kas ma räägin kiiruga plaadi ostmisloo hästi lõbus? Ei ole lõbus, aga lugu oli siis selline, et näen plaadipoodi, seal on siis ainult need koopiad, seal nagu originaale üldse, kõik olid näha, sellised hästi kehvalt koopiad ja siis noored kutid on müüjad, et siis ma ütlen, et ma tahaks midagi, mis oleks hästi lõbus ja siuke nagu pidu ja nii edasi, siis kutid, okei, siis valisid mulle. Siis ma ütlesin, nüüd tahaks midagi, mis oleks hästi kurb ja oleks nagu vanem. Siis ma mõtlesin, et ma ei teinud ju ühel kümbresel eriti vahet, seal pooltel ei olnud pilte ka peal. Ja siis lõpuks nüüd ma tahaks midagi väga tõsist. Siis annab mulle mingi tüüp, ma ütlesin, ma tahaks ikka nagu rohkem nagu tõsist, ikka täitsa tõsist asja, mingit tiipi tõsist. Ja siis tüübid seal pobisevad leti tagamaval. Siis okei. Tõsise näoga annab mulle, näed, siin on Koraan. Koraan. Siis ma ütlesin, et okei, thanks. Ja siis öeldi summa, maksin raha ära, see lugu veel natuke, et siin tuleb väike jätka, anti natuke raha tagasi, siis ma olen olnud mingi pool tundi juba seal Tahabi peal, kuskil linna peal, otsime jälle oma, ma ei tea, kanepit tagasi ühest kalarestoranist, mida me iga päev külastasime, kus öeldi tomorrow, come tomorrow and siis saad. Ja äkki üks nendest poemüüjatest kuule, me andsime sulle valesti raha tagasi ja annab mulle veel raha pihku ka. Mida ei teinud seal, aga ma arvan, et see Koraan oligi see moment, kus nad said aru, et kurat, nüüd ei saa neid petta, neid lollakaid eurooplasi. Vot jah, ja tead, kellele ma andsin selle Koraani hiljem või? Õigel ma andsin laenus, pole tagasi saanud. Ringo Ringvele. Sest Ringo Ringve kogub just neid erinevaid Koraani plaate. Ja. Vaat siis. Ja vot, ja see, mis mälus on, sellega võrreldes oli see Egiptuse pop praegu nagu kordades tasasem, rahulikum ja malbem. Tõepoolest selline 80-ndate jahtroki, sündise jahtroki feeling oli siin kuskil sees ja ennekõike võib-olla nende sissejuhatavate süntesaatoritega tuli. Lisaks neile ja siis nendele suurepärastele taustavokaalidele meelis kui õrnad ja tasased olid löökipillid. Selline uskumatu mahedus Egiptuse popi, e-popi puhul. Ka e-popi. Ja võt nende need põhimeloodiad on kuidagi meie, või siis vähemalt minu jaoks ikkagi kuidagi ühesugused, aga selline see idamaine lähenemine nootidele ega sealt naljalt midagi väga koledalt ei tulegi. Paned ka 8? Jah. See teeb kokku 23 punkti Too Late ja El Hopgani. Meil on aeg rääkida ka üritustest ja mina teen sellega algust. 2 üritust võin ju ka soovitada, eks ju? Slingo? Ja, muidugi ole lahke. Siis kõigepealt laupäeval 13. detsembril Hungaris on üritus pealkirjaga Saba Dab ja seal on Simo Sell, Prantsuse päritolu väga lahe produtsent ja DJ ja lisaks siis ka temale Tarma Tuum ja Nebukat ja teine üritus, kuhu võib enne seda Saab Daabi minna, on Üle Heli 25 teine osa seal Mustpeade majas, kus kõigepealt lähed kuulad heliinstallatsioone ja modernset kaasaegset muusikat ja siis hiljem lähed uue ja põneva tehno järgi tantsima Hungarisse. Ja mul oli ka see Üle Heli laupäevast. Ma saan aru, et sinna
see on Mustpeade maja, Mustpeade vennaskonna maja, Mustpeade maja. Et Üleheli festival loob sinna kõik ruumid, seab midagi täis, et sinna nagu päriselt tehakse siis täiesti omaette maailm, artiste ja tegelasi, kes seal kõik osalevad, oli nagu ikka mega palju. Jaa. Merit. Ma soovitan üritust, mis toimub tuleval laupäeval, võib-olla rohkem seotud spordiga kui muusikaga, aga Telliskivi Rail Jammi ja talvehooaja avapeo raames saab ETK-s näha Meister Jaani ja kuna meil on siin aastalõpu albumite kokkupanek ja see Meister Jaani tänavune album oli tugev, siis tasub minna ja elavas vormis üle kuulata tasuta. Sul ei ole, Janar, mõnda üritust, kuhu soovitad inimesi minna? Pedigree on 20 aastat saab albumist Growing Apart ja siis seda tähistatakse. Ja teine asi on kinos Artis näidatakse täna õhtul Pasolini filmi Saloo, mis pidi olema väga hea film, mida vaadata koos publikuga ja ilmselt võib seal ka oksele hakata. Selline oli seekordne muusik. Kuidas on võimalik, et tehakse sellised pastakaid? Sul on nii tugevad käed lihtsalt muusikanõunike podcast. Meil oli külas Janar Ala. Janari raamat on ilusti poodides saadaval. Purgisupp on selle nimi. Uhke. Lisaks tekstile siin ka hulgaliselt pildimaterjali, et saate aru, millest kirjutatakse. Stuudios olid ka kriitikud Siim Nestor ja Merit Maarits. Valneri ütlesin eelmine kord kogemata Siim Nestor solvus kõvasti. Ma kuulsin, jah. Jah, solvus. Jaa, täitsa solvus. Täname loomulikult meie toetajaid, Muusikalinn Tallinn ja Converse Eesti. Mina olen saatejuht Raul Saaremets ja ütleme, et kuulmiseni nädala pärast, eks ole. Yes. Ja siis millalgi tuleb ka meil see aastalõpu kokkuvõttev saade, eks, aga sellest on veel vara rääkida. Jah, natuke vara. No olgu siis. Head päeva ja õhtut või mis iganes aeg teil on. Sa lähed aina rohkem sinisemaks. See nõu. Nii tubli.